Tere tulemast kuulama ja vaatama podcasti Hingecast. Mina olen Elisabeth Tischler ja selles podcastis räägime me elulistel teemadel hingelises võtmes. Head kuulamist! Hello! Vaatasin järgi, et 6 kuud ei ole ma salvestanud avalikku osa, et siis viimase 2 podcasti osaga otsustasin ma minna tasuliseks lihtsal põhjusel, et kuna mu enda elus on palju toimunud ja suured elumuutused, siis ma võib-olla soovisin enda kogemust teatud teemadel natukene sügavamalt jagada ja ma tundsin, et mul on seda natuke raske teha, kui seda saab igaüks kuulata. Ja üleüldse, et ma arvan, et selleks, et minna mingite teemadega palju sügavamale, ma tunnen, et mul on kuidagi nagu turvalisem rääkida nendest siis, kui ma tean, et igaüks sellele võib-olla ligi ei pääse või pääsevad ligi just need, kes mind ka päriselt kuidagi toetavad. Ja ma olen mega tänulik neile, kes on otsustanud mind toetada. Aitäh, et ma proovin korra kuus siis salvestada ka tasulise episoodi mingil kindlal teemal. Tasulised episoodid on kindlasti palju sügavamad, ausamad, tooremad, kus ma võib-olla ei mõtle nii palju, mida ma ütlen. Et lihtsalt, et võib-olla ka teemadel, millest muidu ühiskonnas ei räägita. Et minult ka nõuab see väga palju ennast niimoodi välja panna ja mingitest asjadest väga ausalt rääkida, et siis see pakub mulle mingisuguse mõnusa turvatunde, kui ma saan seda teha nii-öelda oma inimestele. Et ma polegi siin vist sellest nagu rääkinud, et mis üldse nagu vahepeal juhtus. Viimane osa oli siis eneseväärtustamise, enesearmastuse teemal, mis tõmbas minu elus käima väga ägedad protsessid. Nimelt siis lõppes ka minu pikaajaline suhe ja võib-olla see aeg ka, et võib-olla ma olengi võtnud väga palju aega just enda jaoks, et kuidagi enda elu uuesti mõtestada ümber ja kuidagi väga nagu endale otsa vaatanud ja sellele, mis on nagu minu soovid ja unistused ja kuhu ma nüüd elus tahan edasi liikuda. Sellest ma rääkisin sügavuti ka 7. podcasti osas, et lein ja leinaga toimetulek ja et ma ka ise ka võib-olla olin väga hea teoreetik selles osas, aga kui ikkagi praktikas sind selline asi jalust tõmbab, siis ma arvan, et see praktika on hoopis teistsugune kui see teooria. Et kui mul on kellelegi mingisugune sõnum, kes elab läbi võib-olla lahkuminekut või leinab kedagi, siis ma arvan, et inimestena meile valmistab kõige rohkem raskust see, kui me mõtleme, et on mingi kindel viis, kuidas me peaks selle asja läbi elama või läbi tegema, et on selline õige viis seda teha. Et õige viis on kindlasti tunda see kõik läbi ja õige viis on kindlasti mitte end lohutada mingite, ma ei tea, minna välja või mis iganes, et õige viis on see, kuidas sina end kõige paremini tunned. Et ei ole õiget valet, on see, mis on sinule sellel hetkel kõige sobivam. Et vahepeal me ei suuda kohe sellele otsa vaadata, on vaja end natuke võib-olla töösse matta või teha mingeid muid tegevusi, kuniks on piisavalt hea ja kerge, et me ei peaks end sunniviisiliselt või kuidagi läbi valu seda nagu läbi protsessima, et me saame endale teha kergemaks neid olukordi, kuulates enda sisetunnet. Et mis ma lihtsalt arvan, et on väga oluline, on teha selline analüüsimine enda poolest, kaaslase poolest, et mis seal siis nagu sellist oli, mis selleni viis, teha korrektuurid ja liikuda kuidagi targemana edasi. Sellised suured elumuutused on kindlasti hästi suured, et sul on võimalus teha nii suur, nagu et see on selline hüppelaud kasvule. Ja kui sellega päriselt kuidagi, kui sinna julgeda vaadata ja julgeda vaadata just ka neid aspekte, mida sina ise oleksid saanud paremini teha, siis ma arvan, et sellest edasi liikuda võib olla kõige ilusam protsess üldse. Et eks ma olen endale mingid protsessid ka kaela kutsunud läbi selle podcasti ja ma alati ütlen, et sõnal on tohutu vägi. See, mida me küsime, see, mida me taotleme, et meil peab alati olema ka see võimekus pärast nii-öelda vastu võtta need asjad, mida me oleme küsinud.
et lihtne on võib-olla istuda ja soovida, aga kui elu hakkab sulle andma neid protsesse, et minu meelest ka ma just rääkisin ühe oma mentorluskliendiga, et ma teen nüüd palju rohkem kui üks-ühele mentorlust, mis on siis selline pikaajalisem teekond kui lihtsalt üks konstellatsioonisessioon. Ühesõnaga, kuna ma ise ka olen väga palju rohkem hakanud tegema kehalisi praktikaid, närvisüsteemi reguleerimist, sellist üldpilti, et konstellatsioon võib-olla on ka üks osa suurest pildist, et see on viis, kuidas jõuda alateadvusesse, see on viis, kuidas me näeme, kust mingid mustrid tulevad, aga konstellatsioon võib-olla, et ma tunnen, et ma olen ise liikunud sinna poole, kus nagu kogu tervikut tundma õppida, et kuidas siis päriselt igapäevaelus saaksid olla sellised rutiinid, mis toetaksid minu kontakti iseendaga nii, et ma ei pea võib-olla alati konstellatsiooni minema või ma ei pea alati otsima nõu kuskilt väljastpoolt, et kuidas ma jõuaksin endaga nii heasse kontakti, et vastused tuleksid minu enda seest ja ma suudaksin usaldada neid vastuseid, mis mu enda seest tulevad. Ühesõnaga, läksin teemast kõrvale, aga et see, millest me siis seal mentorluses rääkisime, oli see, et kui me midagi küsime, siis me peame olema valmis nägema selle asja pahupoolt, et inimaju ei õpi, kui me ei näe polaarsusi, et ma ei saa teada, mis on rõõm, kui ma ei ole kogenud kurbust, ma ei saa kogeda kergust, kui ma ei ole kogenud raskust. Ja viimasel ajal siis olen ka detsembrist saati, viimasel ajal pool aastat, detsembrist saati olen ka hakanud kakaoga töötama, et selle toorkakaoga, et joon päris tihti ja toorkakao on ka selline äge asi, et ta toob meid hästi südamesse ja toob meid hästi kehasse ja kui kakaolt midagi nagu küsida, et ütleme hea näide, et kui ma küsin, et ma soovin elus kogeda rohkem armastust, siis elu näitab mulle ette kõik kohad, kus ma veel ennast ei armasta. See on natuke selline paradoksaalne, et me inimestena arvame, et kui ma küsin kergust, siis ma saan kerguse, aga tihti selleks, et aru saada, kuidas kogeda üldse kergust täiel rinnal, mul on vaja kogeda raskust, selleks, et ma oskaksin hinnata kergust, selleks, et ma oskaksin üldse valida kerguse, on ju. Ma olen nii palju asju küsinud oma elus, mis nõuavad seda, et ma näeksin ära selle pahupoole, et ma teeksin enda sees need muutused, mida vaja on. Et kui ma ütlen, et ma midagi tahan, siis ma arvan, et üks koht, mis inimestel jääb nagu küsimata, on see, et ütleme, kui ma näiteks räägin, et inimesed soovivad nagu unelmate partnerit endale, on ju. Ja kui sa soovid endale unelmate partnerit, siis inimesed unustavad küsida, et milline mina pean olema selleks, et minu kõrval saaks olla selline inimene. Et hästi lihtne on küsida, et ma soovin seda, ma soovin toda, aga kes pean mina olema selleks, et ma tõmbaksin ligi sihukest partnerit, sihukest kaaslast, milliseks ma pean muutuma, mis harjumused ma peaksin kuidagi võib-olla maha jätma, selleks, et olla, ma ka talle sobiksin, on ju. Et mida mina jah just näen, ongi see, et minu elus toimuvad sellised ägedad protsessid, et enda vastuvõtmine igatepidi, et noh, mis on ka äge, on see, et täna ma arvan, ma oskan leinas inimesi väga-väga palju paremini nõustada, olles selle ise väga värskelt läbi teinud. Et hästi huvitav aspekt on see, et ma arvan, et kui me oleme pikaajalistes suhetes, siis me ei saa arugi, et me paneme oma väärtuse sõltuma teisest inimesest. Ja kui seda teist inimest enam ei ole, siis kuidas ma nüüd üldse saaksin uskuda, et ma olen väärtuslik. Et ma arvan, et sellega tuleb kaasa hästi palju selliseid endale otsa vaatamise kohti. Kas ma usun, et ma olen väärtuslik ka siis, kui mul ei ole kedagi minu kõrval? Kas, et teise inimese teod ei mõjuta minu väärtust? Et tihti ka naised lasevad, noh, ma arvangi, et kui meil ei ole paigas, et meie elu juhib see, kui palju me ennast väärtustame. Panin üks päev Instagrami sellise lause, mis mul tuli, et vastutustundetud mehed valivad endale alati piirideta naised. Mida see tähendab, on see, mehed saavad naistega mängida ainult siis, kui naisel on nii madal enesehinnang ja ta väärtustab end nii madalalt, et ta lubab. Naine, kes teab, mida ta väärt on, ei luba mehel endale peale astuda, ei luba mehel end sitasti kohelda, ei luba mehel, ma ei tea, 100 naisega võib-olla samaaegselt kirjutada, olles temaga koos, on ju, et hästi lihtne on käia ühiskonnas ringi ja süüdistada nagu mehi selles, millised nad on, aga võib-olla ka küsida, et miks sina lubad enda ellu sellist asja, milliseks peaksid sina muutuma, et sa ei tõmbaks ligi selliseid mehi, kes on
vastutustundetud, et sa ei tõmbaks ligi selliseid mehi, kes käivad ja petavad või mis iganes, on ju. Et see, kui palju me ennast väärtustame, sellest sõltub meie elukvaliteet, sellest sõltub, milliseid inimesi me enda ellu lubame, sellest sõltub, kui palju raha ma olen nõus vastu võtma või teenima või lubama endale üldse. Sellest sõltub, millist elukvaliteeti ma soovin. Et kui ma arvan, et ma ei ole seda ja seda väärt, siis minu ellu võib tulla nagu, ma ei tea, võrratud sõbrad, võrratud inimesed, aga ma ei oska neid hinnata, ma ei oska neid austada, ma ei oska nendega nagu midagi pihta hakata, sest ma ei ole harjunud sellega, on ju. Et selle enesearmastuse podcast'iga ma tõesti avasin nagu mingi totaalse Pandora laeka ja ma siiamaani nagu tripin seda trippi selles osas, et näha, kust ma end ei armasta ja kus ma veel ei oska ennast väärtustada ja kus ma teen mingeid valikuid, mis baseeruvad hirmul, mitte võib-olla sellisel päris sisetundel, on ju. Olen natuke ka sukeldunud sellesse, mis on praegu ka popp-teema muidugi, siis erinevad kiindumusstiilid, et ärev kiindumusstiil, vältiv kiindumusstiil, turvaline kiindumusstiil ja kaootiline. Ja see on ka hästi huvitav, et mult on nagu küsitud, et hei, et kas ma saaksin tulla konstellatsioonis selle teemaga nagu tegeleda, et miks mul on neid ärev kiindumusstiil ja nagu absoluutselt saab, olen teinud neid töid ka, et sellised asjad ju samamoodi alati tulevad kuskilt, et see, kuidas meid lapsena reageeriti mingite meie vajaduste peale, läbi selle me ju, et üks päev ma mõtlesin sellele, et kuidas sisemine laps, et ma olen siin ka rääkinud palju sellest sisemisest lapsest, aga et kuidas tegelikult viimane aeg, kui me olime päriselt nii-öelda meie ise või sellised puhtad lehed olid siis, kui me olime beebid. Ja ma olen seda analoogi kasutanud nagu veel, aga et kui beebil on häda, siis beebi teeb häda. Beebi ei vaata ringi, ei küsi nagu, et huvitav, ei mõtle. Huvitav, kas praegu oleks nagu sobilik aeg häda teha, et kas mu vanematel oleks nagu okku, ma praegu häda teen, ei. Kui beebil on vajadused, mis vajavad rahuldamist, siis beebi karjub, nutab, teeb häda, on ju. Ja ma nagu hakkasingi mõtlema, et nii huvitav, kuidas tegelikult juba lapsena, nii kui me kasvame suuremaks, et selleks, et ellu jääda, selleks, et välja teenida kuidagi armastust või tähelepanu, et õpime olema meele järgi, õpime ennast niimoodi nagu kangutama mingit pidi, et olla nähtud, tahetud, kuuldud, olgu see siis lapsed, kes ma arvan, koolis on seda hullult hästi näha. Tihti lapsed, kes teevad pahandust, tahavad lihtsalt saada tähelepanu ja kui nad saavad emalt, isalt rohkem tähelepanu läbi selle, et nad midagi pekki keerasid, tulid selle punase märkusega koju, siis nad paratamatult saavad ilmselt lapsel võib-olla ei ole isegi vahet, kas on positiivne või negatiivne tähelepanu, peaasi, et nad saavad tähelepanu, on ju. Et siis lastena me õpime nii palju mingeid toksilisi viise, kuidas ellu jääda, mille pealt me ka täiskasvanu eas kuidagi toimime. Kui on lapsepõlves olnud palju draamat või on lapsepõlves olnud palju sellist müra või kui sa saad nagu lapsepõlves tähelepanu selle arvelt, et sa näiteks teedki pahandust, on ju, siis sa oledki harjunud, et tähelepanu saamiseks ma pean keerama mingit draamat üles, on ju. Ja siis inimesed käivad, gossipivad, kes oma suhtes kogu aeg tormi tekitab, sellepärast et rahus olla on liiga keeruline, et see on nagu actual thing, et kui sul läheb elus hästi ja sa ei ole sellega harjunud, siis me tihti alateadlikult hakkame seda saboteerima selleks, et ma ei ole harjunud, mul on nii ebamugav, mu närvisüsteem on täiesti erroris, kui mul läheb hästi, kui mul on hea olla, kui mul on tööl hästi, suhtes hästi, kus iganes sõpradega hästi, on ju. Me võtame nii palju neid mustreid sealt lapsepõlvest kaasa, mida me täiskasvanu eas võib-olla unustame isegi küsitleda, et miks ma elan nii, nagu ma elan. Ma arvan, ma olen siin podcastis nii palju seda öelnud, et küsitleda seda viisi, kuidas me elame ja mõelda, kas ma pean nii elama, et kui need on just sellised nagu negatiivsed või häirivad viisid, et need ei pea niimoodi olema, et ma arvan, meil ei jätku seda ajumahtu, et vahepeal mõelda, et ma arvan, et äreva kiindumusstiiliga on ka tihti see, et seal all on selline vajadus armastust välja teenida ja see muster vajadus armastust välja teenida on hästi salakaval. Sellised inimesed tavaliselt ka suhetes, ma teen kõik oma suhte heaks, et siin oleks hästi, sest sellised inimesed ka panevad hästi palju oma väärtust sõltuma siis teisele inimesele, et kui teine inimene mind heaks kiidab, et siis ma olen piisavalt väärtuslik või hea või aktsepteeritud. No kiindumusstiilide kohta igatahes saate ise lugeda kuskilt, mis siin peaasi või. Seal on kirjas ka välja toodud kenasti, et mis need sellised nagu sümptomid on ja mis sellega siis kõik nagu kaasneb. Ja kõige siis nii-öelda see parem kiindumusviis, mida omada, on siis turvaline kiindumusviis.
ja selleks saab kasvada läbi suhte, kus kaks inimest on valmis võtma vastutuse oma reaktsioonide eest, on valmis natukene vaatama enda sisse, miks nad käituvad nii, nagu nad käituvad, võib-olla peab natukene seal peab vastu tulema teisele inimesele, et kui mina tean, et tavaliselt see ärev vältiv on niisugune peamine tiim, kes kokku saab, on ju, vältiv siis kogu aeg tõmbab eemale, ärev läheb sellest veel ärevamaks, on ju, et tegelikult on väga võimalik ehitada üles turvaline kiindumusviis ja seda sa saad teha suhte sees. Minu arust on naiselikkusega ka selline huvitav teema, et me võime nagu naistena käia igasugustes nagu naiste üritustel ja nagu sellistes kohtades, kus me saame nagu naistega koos mingeid asju teha, aga ma arvan, et tõeline naisenergia avaneb. Kunagi õpetaja ütles, mingi šamaanide ütlus või midagi, et naine saab olla naine ainult läbi mehe silmade. Ma ei saanud sellest aru. Ma ei saanud nagu aastaid sellest aru, et mida see nagu tähendab ja kui sügav selle lause tähendus kuidagi päriselt on, et me saame nii palju suhtes koos kasvada, areneda. Naine saab kukkuda naiselikkusesse ainult siis, kui nendel hetkedel, kus ta tunneb seda contraction'it või sellist kokkutõmbumist, ta teeb otsuse lõõgastuda, ta teeb otsuse just selle kokkutõmbumise asemel lõõgastuda või kuidagi lahti lasta või sellesse nagu alistuda. Ja ma arvan, et hästi palju selliseid asju me ei saa teha kuskil üksiteraapias või me saame teha need nagu algused ära, on ju, aga et tõeline kasv toimub suhte sees, tõeline kasv toimub seal, kus sa oled pandud silmitsi seisma selle olukorraga, mis tekitab sulle ebamugavust ja sa selles hetkes oled piisavalt teadlik, et valida teistsugune reaktsioon. Et ma ühel hetkel hakkasin vaatama siin nagu enesearengu maailmas, et hästi tihti võib sattuda sõltuvusse nagu enesearengust ja enda parendamisest, aga areng toimub just elus. Areng toimub seal, kus sa elad, et areng ei toimu teraapiaruumis, areng toimub seal, kui sa mu teraapiaruumist lahkud ja mis otsused sa siis teed, on ju. Et mida keegi teine ei saa vastutada selle eest, mida sina otsustad teha. Ja üks lõks, mida ma veel näen, et on selle eneseteadlikkusega, on see, nii paljud inimesed, kaasa arvatud ma ise olen täpselt samamoodi olnud selles kohas. Ülilihtne on, ma olen teadlik oma mustritest, ma tean, et mul on see viga, on ju. Teadlik olemine on tore. Teadlik olemine on esimene samm, kui me saame teadlikuks, siis me saame valida teistmoodi, on ju. Aga kõige olulisem samm on valida teistmoodi. Sellest ei ole kasu, kui ma tean, et mul on see muster, mul on too muster, ma siin käitun nii ja seal käitun naa. Mida see annab sulle? See ei anna sulle mitte mingit kasu enne, kui sa otsustad olla teadlik ja läbi selle teadlikkuse valida teha teistmoodi. Et selline reaalne maine samm maises maailmas, maises elus, kus sa otsustad teha teistmoodi, on see, mida meil on vaja, et päriselt areneda. Et see, et sa käid teraapias, see, et sa kuulad neid podcast'e, nagu et me ei saa jääda sisu tarbima. Me peame ühel hetkel tegema ka reaalsed sammud oma elus, et oma eesmärke täita, rakendada neid teadmisi, mis meil on, sest muidu ei ole sellest mitte midagi kasu ja sa ei ole kellestki parem, sa ei ole jube tark, see ei anna sulle mitte midagi, kui sa oled lihtsalt teadlik, aga ei muuda. Kui sa oled lihtsalt teadlik ja istud oma selle teadlikkuse otsas, on ju. Et ego on see, kes vajab, et me oleks targad ja teaks kõiki asju aga see ei ole see, mis meid elus edasi viib, ma arvan. Et üks klient, kes mul mentorlusse tuli, oli ka niimoodi hullult teadlik. Pats istus maha ja hakkas mulle jahuma. Mul on emaga see, mul on isaga too, mul on suguvõsas see ja see ja see ja see ja see. Ma olin nagu okei, stopp. Need on kõik endale külge pandud sildid, hinnangud, mida sa selle teadmisega teed, et sul emal oli nii, isal oli naa, mis see sulle nagu annab, mis sa päriselt soovid, mis sa päriselt praegu tunned, kus eluvaldkonnas sul päriselt on praegu valus, halb, vastik. Me loome oma peaga endale mingid piirid, me loome endale mingi identiteedi, mis baseerub siis infol, mida me kas enda kohta teame või arvame teadvat ja siis me elame selle järgi, aga nii tihti see lugu või see identiteet ei pruugi üldse vastata sellele, kes me tegelikult oleme. Seal on nii palju, ongi see, kes me oleme pidanud olema selleks, et meid vastu võetakse ühiskonnas, see, millised me oleme pidanud näima teistele, et olla armastusväärsed, on ju, et see võib-olla lihtsalt küsitleda, et kuidas sa oma selle identiteedi üles ehitasid ja kas see teenib sind, et kas sind teenib see, et sa tead, et sina oled see, kellel suguvõsas oli mingi see asi, on ju, aga kuidas see sind teenib, kas see aitab sind elus edasi, et ma arvan, sellepärast ma olen ise ka liikunud rohkem sellise
nagu üleüldise mindfulnessi poole, et ma teen igapäevaseid praktikaid, mis toetavad mind igapäevases elus, et ma joon hommikul teed, sellepärast, et kontakti saada sellega, mida ma tunnen. Ja kui ma saan sellega kontakti ja lähen sealt oma ellu ajama oma igapäevaseid asju, kliente vastu võtma, mingeid mis iganes projekte mul veel parasjagu on, siis ma suudan ennast reguleerida niimoodi, et ma võib-olla ei ole nagu totaalne shithead. Et ma nagu tunnen, et üleüldiselt ma olen hästi palju mõelnud vastutuse peale. Meil on inimestena mingil määral väga raske võtta vastutust ja vastutuse võtmine nõuab sellist täiskasvanulikkust või küpsust. See, et ma võtan vastutust enda tegude eest, enda emotsioonide eest, enda tunnete eest, enda viiside eest, kuidas ma olen harjunud toime tulema, on ju. Ma võtan oma rahalise seisu eest vastutust, ma võtan oma töö eest vastutust, ma võtan oma elukorralduse eest vastutust, ma võtan, ma ei tea, loomade eest, kes mul on vastutust, on ju. Et vastutan selle eest, mis vastutuse ma olen enda peale võtnud, on ju. Ja et meil on, mulle tundub, et meil on nagu ei ole räägitud, et või noh, ma arvan, et mis eristab sellist nagu edukat inimest, võib-olla see on väga karmilt öeldud, edukat inimest ebaedukast inimesest ongi vastutuse võtmine, et kui palju keegi on valmis või nõus vastutust võtma oma õnne eest. Väga lihtne on pöörata kogu aeg pilk väljapoole ja sina oled süüdi ja sina oled süüdi ja maailm on süüdi, ühiskond on süüdi ja Riigikogu on süüdi ja kõik teised on süüdi selles, et minul on halb. Grow the fuck up. Mitte keegi teine ei ole süüdi selles, et sul on halb. Mitte keegi teine ei ole süüdi selles, et sinuga halvasti käitutakse. Mitte keegi teine ei ole süüdi selles, et nagu sinu asi on võtta vastutus selle eest, mida sa oma elus oled loonud. Et me alati loome oma elu. Lihtsalt küsimus on, kas me loome seda teadlikult või mitteteadlikult, kas me lubame enda elu luua enda katkisel, väiksel lapsel, kes pidevalt, kellele miski ei sobi ja kes kunagi õnnelik ei olnud ja kellele kunagi vanemad piisavalt tähelepanu ei andnud või me lubame enda elu luua sellel küpsel täiskasvanul, kes on valmis tegema korrektsioone, kui midagi läheb viltu, kes on valmis vastutama sõnade eest, mida ta on välja öelnud, tegude eest, mida ta on teinud. Kui kaua me nagu enable'ime teineteist sellepärast, et mul on olnud see või mul juhtus see. Ma näen hästi palju suhteid lõhub ära, hästi palju peresi lagundab, hästi palju sõpruseid läheb lahku, sellepärast, et ei suudeta olla küpsed. Ei suudeta võtta vastutust enda emotsioonide eest, ei suudeta analüüsida, miks ma tunnen mingeid tundeid või mis mind viis mingit asja tegema ja leidma ka andestust selles osas, kui keegi on midagi valesti teinud ja päriselt tunneb end sellepärast nagu halvasti, on ju. Võib-olla ütlesin natuke karmist, ja ka võib-olla vahel on vaja sellist self-love'i ka, et ohvri roll on ka selline huvitav koht, et kui sa tunned, et sa oled elus mingites situatsioonides ohvri rollis ja sa teadvustad selle ära, et tead, siin ma praegu valin reageerida nagu ohver, mitte võtta täit vastutust ja muuta midagi, siis võib-olla lihtsalt analüüsida korraks, et mis hetkel oli sinu jaoks vajalik valida ohvri roll selleks, et jääda ellu. Ja kas sa täna vajad ikka veel ohvri rolli selleks, et ellu jääda? Tihti me lapsena, kui meil on olnud mingi väga raske lugu, kus meid on keegi, kus me oleme päriselt olnud situatsiooni ohvrid ja meid on keegi ära päästnud tänu sellele, et me oleme olnud olukorras ohvrid. Meil on näidatud kahjutunnet, meid on võib-olla meie elutingimusi on kategooriliselt paremuse poole aidatud sellepärast, et me olime kord ohvrid, siis see ohvri roll võib meie teadvuses jääda sellele kohale, et kui ma olen ohver, siis mind päästetakse ära, siis mind aidatakse, siis ma saan kaastunnet, siis ma saan tähelepanu, kõike seda. Ja siis me jääme ka täiskasvanu eas sinna kinni, et ma tean, et kui ma ütlen, et mul on hästi halb, kuigi mul ei ole halb või et mul ei lähe hästi või et kui ma ikka veel nagu seda imagot edasi elan, et siis ma saan, et mida sa sellest saad, et kõigel on alati teisene kasu. Et võib-olla lihtsalt küsitled, et mida sa saad sellest, et sa istud ohvri rollis, mida see sulle annab, miks see sulle kasulik on ja kui sa suudad seda teha, sa oled kõige ägedam inimene planeedil, päriselt, see on nii jõhker, jõhkralt äge, kui me valime näha kõige koledamaid osi iseendast, kõige haavatavamaid osi iseendast, kui me valime näha seda, kus ma olen olnud nagu räige nõmedik või kus ma olen olnud manipuleeriv või vastik või olengi ohver olnud ja olengi gaslightinud teisi. Kui me valime seda näha, seda tunnistada, öelda, tead, mis on osa minust, kes tõesti on selline ja ta on ja ta näiteks gaslightib selleks, et end kaitsta.
Ta on harjunud panema ette seina selleks, et kui keegi teda ründab, ta on harjunud panema ette seina, ta on harjunud teist inimest hakkama manipuleerima selleks, et ennast kaitsta. Et kui me näeme selle koha ära, siis järgmine kord, kui sa tunned, et sind rünnatakse ja sul tuleb sein ülesse, sa saad valida, öelda stopp, ma korra eemaldun, tunnetada, mis tunne su sees on, kui see sein ette tuli. Tavaliselt läheb kõik kõvaks, läheb selline pingesse, läheb kehanärvisüsteem, läheb fight or flight'i on ju, freeze'i. Ja sellel hetkel võib-olla öelda endale mõni toetav lause, et mul on turvaline praegu oma seinad maha lasta. Mul on turvaline praegu kuulda tagasisidet, mul on turvaline praegu teise inimese tundeid kuulata, isegi kui see mind riivab. Et mul on turvaline, keegi ei taha mulle praegu haiget teha, keegi ei taha praegu mind ära hävitada, keegi ei taha praegu whatever see feeling või see tunne seal taga võib olla. Et kui me suudame aktsepteerida seda, et me ei ole ainult ilusad ja toredad ja head kogu aeg, vaid meil on ka need pahupooled ja me vaatame neid ja me usume, et me oleme armastusväärsed ka nende pahupooltega, kui meil on mingid toksilised mustrid, kui meil on mingid toimetulekumehhanismid, mis ei ole võib-olla kõige ilusamad, toredamad, paremad, et alles siis me saame nagu elu nagu nii-öelda täisspektris elada. Et see on ka väga, ma arvan, seotud sellise mustriga armastust välja teenida. Et inimene, kes arvab, et ta peab armastust välja teenima, tal on see vajadus olla ideaalne, on ju. Ja kui ta tunneb, et ta kuskil ei ole ideaalne, siis ta läheb errorisse, sellepärast et siis tal tekib hirm, et ta hüljatakse või ta ei saa enam seda armastust, mis ta saanud on ju. Ja sellisel inimesel on ka väga keeruline, ma arvan, et sellised inimesed satuvadki palju enesearengu lõksu ja sellistel inimestel on väga keeruline tunnistada endale enda vigu, sest need vead võivad nende jaoks olla tõesti nagu see tunne, mis peale tuleb, on eluohtlik nagu. Et kui ma praegu selle inimese silmis ei ole kõige ilusam, toredam, ägedam ja et siis no täitsa siis kohe maailm lõpebki ära noh. Et me elame palju sellistes lõksudes, oma pea loodud lõksudes, ausalt. Aga ma räägin vahepeal, mis ma ka teinud olen siis. Teie siin võib-olla ei tea. Aprillis ma tegin oma esimese kursuse Tärkamine talveunest, mis oli siis naistele suunatud, kus kõik need asjad, mis ma enne rääkisin, et selline võib-olla üleüldiselt teadlikum eluviis, kus me kõiki asju praktiseerisime. Meil oli üliäge töötuba, selline konstellatsiooni teemaline töötuba, mis osutus väga võimsaks. Et see on ikka väga, no see on rets, mis juhtub, kui naised kokku tulevad ühte ruumi panna ja kui sügavat tervendust on seal võimalik luua, on täiesti crazy. Ja mul tuli sõber ka. Olengi hakanud viimasel ajal rohkem siis, ma ikka võtsin mingi väikse pausi ka siin mõned kuud, väga kliente vastu ei võtnud, kuna endal oli palju, mida seedida. Aga jaa, ma olen rohkem suuna võtnud ka sellele üks-ühele mentorlusega ja ei ole ainult naised, on mehi ka. Seal me siis teemegi erinevaid selliseid kehalisi praktikaid ka, et jõuda kuidagi tunded lahti saada, õppida endaga kontakt leidma, jagan mingeid selliseid tööriistu, et kuidas siis nagu reguleerida enda emotsioone ja toime tulla, et ma nagu jõudsin ka ühel hetkel sinna punkti, et konstellatsioon on äge, konstellatsioon on võimas, konstellatsioon on üks kõige võimsamaid nagu tööriistu jõudmaks meie alateadvusesse ja sealt nagu mingid seosed luua ja leida lahendusi. Ka just see igapäevane aspekt, et kuidas iga päev tunda ennast hästi, et mind hakkas ennast see võib-olla ühel hetkel nii hullult kõnetama ja et mis praktikad toetaks meid iga päev tegema selliseid otsuseid, kus ma saangi kuulata ja usaldada oma intuitsiooni ja hetkes, kui peale tuleb mingi selline emotsioon, et kuidas ma sellel hetkel saan mitte valida seda vana viisi, kuidas ma saan selles hetkes teha selle muutuse ja endale kuidagi selgeks teha, et praegu on turvaline valida teisiti, et sellist närvisüsteemi reguleerimist kuidagi ise ka palju rohkem. Ma arvan see ka, et just üks päev mõtlesin sellele, et kõige olulisem asi, mida me saame anda oma lastele, on terve psüühika ja selline turvaline, toimiv närvisüsteem. Et ma arvan, et kui me oleme tulnud lapsepõlvest, kus on olnud väga palju kaost, siis meil puudub oskus oma närvisüsteemi reguleerida ja me lähme väga tihti igasugustes erinevates olukordades fight or flight ja me ei oska nagu toime tulla. Et kui me õpime oma nii-öelda närvisüsteemi tervendama või kuidagi tasakaalustama, siis elu võib muutuda nii palju rahulikumaks ja külluslikumaks ja me saame nagu kuidagi ära näha plokid, mis üles tulevad ja kohe need kuidagi vabastada või sinna sisse nagu lõdvestuda. Tegelikult selline enesega töö eesmärk ei ole saada ideaalseks või saada, et meil oleks triggereid või et me ei reageeriks või me ei teeks vigu või me ei käituks
vahepeal natukene ebaausalt võib-olla, aga et selle enesega töö point on see, et me suudame ennast teadlikult juhtida, et meil on vabadus teha teisi valikuid kui need valikud, mida me oleme teinud lihtsalt autopiloodilt. Et ma arvan, et me ei küsitle piisavalt, kas ma saaks teha teistmoodi ja kuidas ma saaks teha teistmoodi. Issand, see on mingi mu main thing vist, ma ainult sellest räägingi. Üks asi, millele ma veel mõelnud olen, on kuidagi see, et kui palju meil on päriselt julgust olla suhetes haavatav, et mitte nagu esineda haavatavust ja mitte nagu teeselda, et sa oled haavatav, vaid kui palju sa oled päriselt haavatav. Ja see tähendab seda, et kui sul on väga-väga raske, väga-väga halb, kas sa lubad endal olla nähtud? Et mul on turvaline olla nähtud ka siis, kui mul on halb, kui ma struggle in, kui ma praegu kõige vähem usun, et ma üldse väärin midagi. Et ma arvan, et lihtne on endale nagu mingi mask ette panna ja teeselda. Ma ise tunnen, et ma olen selline taastuv independent girly. Väga hiljutised sellised avastused nagu enda kohta ka, et nii harjunud kogu aeg kuidagi kõigega, et ma pean üksi hakkama saama, ma pean ise hakkama saama, ma ei tohi kellelegi toetuda, et ohtlik on kellegile toetuda. Siuksed haavad on nagu mul täiega olnud kuidagi üles tõmmatud. Mul on ka ümber inimesi, kellega olen saanud nagu arutleda sellel samal teemal, et tegelikult on nagu suurim kink siin elus, kui me saame toetuda teistele inimestele, kui me saame vastu võtta toe ja abi ja ilma uskumata, et me sellepärast kuidagi vähem oleme või halvemad oleme või ja pluss veel nagu naisena ka troppida sellesse, et ma võin vastu võtta nii, et ma ei pea midagi vastu andma, ma võin vastu võtta, olla vastuvõtlik elule, elu õppetundidele, sellele, mida elu mulle anda tahab, ilma selleta, et ma peaks nagu vastu puiklema. Et mul on nagu väga keeruline olnud just sellega, et aga ma tahan nii, nagu mina tahan, et miks ma ei saa nii, nagu mina tahan, et selline elu usaldamine, et ma arvan, et sellised nagu kriisid viivad meid ka sinna kohta, kus elu lihtsalt rapsib ära ja on nagu noh, ikka ei usalda või? Noh. Ja siis sa tuled sealt teiselt poolt välja ja sa vaatad, oled mingi, sellepärast. Nüüd ma saan aru, nii on ju palju parem. Aga ei, on vaja nagu noh, et vastupanu. Kui meil on vastupanu, siis see on selline suurim nagu energia kinnihoidmine või selline, et energia peab saama nagu voolata. Ja kui me hoiame kinni, kaob ära see voolavus. Et kui äge on vajada teisi inimesi, kui äge on saada toetuda teistele inimestele. Ma arvan, et lahku minnes palju tuleb nagu ette seda, et meie nagu närvisüsteemid on ka harjunud ennast reguleerima läbi teiste inimeste. Et see on täiesti okei olla nagu kokku varisenud alguses, kui sul nagu muutub see, et sa ei ole enam harjunud ilma teise inimeseta kuidagi toime tulema või elu elama või mingeid igapäevaseid toimetusi tegema. Et siis noh, ma tulen jälle tagasi kuidagi selle leina juurde, et kõik on okei, kõik, mida sa tunned, on okei, kõik, mida sa läbi elad, on okei, et sellega ei ole nagu õiget ja valet ja sellest ei pea ruttu üle saama ja sellest ei pea ruttu end ära fiksima ja sellepärast, et sa said haiget, sa ei pea nagu kunagi mitte kedagi enam usaldama või mitte kunagi enam kellegi peale toetuma. Et on täiesti normaalne, et me toetume üksteise peale ja usaldame teineteist ja anname üksteisele ja oleme üksteise jaoks olemas, kui üks ei jõua, jõuab teine, kui teine ei jõua, jõuab esimene, on ju. Et see ongi nagu suhte point ja see ei pea muutuma selliseks, et ma arvan, et väga palju inimesi käib ka nagu ringi niimoodi, et ei tervendata enda sees ära haavu, mis on saadud nagu esimestest suhetest ja noh, see ei ole teise inimese vastutus, kui sa lähed uude suhtesse. Teine inimene saab selles olla sulle kohal, saab sulle ruumi hoida selles, väga tore, kui sa oled sellise inimese leidnud. Aga et see lõppvastutus ikkagi jääb ju nagu meile endile tegeleda enda tunnetega, et ma lihtsalt võib-olla ise ka täna näen, et hullult palju tuleb ette seda, et kus näen, et kus õpin vastu võtma. Ja kus õpin toetust vastu võtma ja kus õpin elult vastu võtma ja kus õpin alistuma sellele, mida elu mulle anda tahab. Et täpselt seda ma ju taotlenud olengi. Et lihtsalt ma ei arvanud, et see sellistel viisidel minuni jõuab, aga usun, et see on minu parimaks hüvanguks.
täna juba usun, et see on minu parimaks hüvanguks. Tunnen, et selle podcast'i tegemine on nagu sihuke, et ma võtan mingi perioodi, et koguda enda sisse hästi palju asju, mis ma tahan välja öelda ja siis ma tulen, istun kaamera ette ja ütlen kõik välja, mis ma olen tahtnud välja öelda ja kuidagi see on nii tervendav minu jaoks. Läbi terve selle podcast'i tegemise olen saanud endast välja öelda mingeid asju, mis mu sees võib-olla natuke pulbitsenud on ja mul on hea meel, et on inimesi, kes seda kuulavad ja mulle tagasisidet ka annavad mu räntide kohta ja üks asi, mis ma tahan veel öelda, on see, et päästjad, et on ohver, agressor, päästja dünaamika on ju. Ja tihti siis, ja et on inimesi, kellele meeldib teisi inimesi hullult päästa ja mul on neile ka sõnum. Tegelikult see on alati mingite inimeste kohta, kellele ma olen seda päriselus ka rääkinud ja me oleme sellest arutlenud ja siis ma tunnen, et okei, ma ütlen siis siin ka, et siis kuuleb võib-olla veel keegi, kes sellises sarnase mustriga elab. Päästjad võib-olla küsida enda käest, et või siin on nagu hästi selline, et päästjad on harjunud võtma kogu vastutuse enda peale. Nagu kõikides maailma probleemides oleks nemad süüdi ja kui saaks, vastutaks kõigi eest, võtaks kõigilt ära selle vastutuse, teeks kõik inimesed korda, aitaks kõiki inimesi, on ju, et paljud head tegijad on siuksed, on ju. Elu on palju lihtsam, kui sa jätad teisele inimesele tema vastutuse, korraks eemaldud ja saad aru, et kõik inimesed, kes elavad nii, nagu nad elavad, on teinud valiku niimoodi elada. Nii kaua, kuni nad ei ole midagi oma elus muutnud, on nad seda valinud. What you're not changing, you're choosing. Ka mittevalimine on valimine. Ja kui inimene valib olla ohver, sina saad ka valida, mitte teda ära päästa. Ja võib-olla siin lihtsalt küsida enda käest, et mis on sind sinna päästja rolli viinud, et päästjad ka tavaliselt on alati üritanud oma vanemaid ära päästa, ei ole ise saanud võib-olla olla nagu lapsed ja päästja tavaliselt saab sellest nagu mingisuguse hea tunde või tunneb, et on väärtuslik siis, kui ta saab kedagi aidata. Ja küsi endalt, et kui see hakkab sind hävitama, et tore on nagu head teha, kui see sind ei hävita, aga kui me kukume kedagi päästma juba niimoodi, et meil endal hakkab väga halb, siis võib-olla küsitleda, et kas see on seda väärt ja kas ma saaksin ennast praegu kuidagi paremini kohelda ja valida teisele inimesele jätta tema valikud ja tema vastutuse selle eest, kuidas tema tahab oma elu elada. Vahepeal need päästjad isegi ise arvavad, et on hästi nagu suuremeelsed. Kes oled sina, et võtta teiselt inimeselt tema vabadus valida, kuidas tema soovib elada. Ja see oli sõnum siia podcasti lõppu. Aitäh, et sa kuulasid. Kui sa tundsid end ära mingites olukordades, tore. Kui sa soovid mingites olukordades muutust, minu uks on avatud. Teen aktiivselt konstellatsioone Tallinnas ja Zoomis ja teen ka mentorlust ja nii 4 kui 8 nädalast siis, et kui sind huvitab minuga töötamine. Ega muud ei olegi, aitäh, et sa minu siin salapäevikut kuulasid ja lasid mul end välja räntida. See on minu jaoks väga tervendav ja ma loodan, et sinu jaoks natuke ka. Ja soovin palju armastust, küllust ja ma ei tea, rõõmu. Tšau!